Ja vaatame nüüd, mis saates tulek on. Läbivad teemad sel kooliaastal on hoolivus ja sallivus. Eelmisel nädalal oligi meie koolis hoolivusnädal, mille raames võtsime intervjuu Anna-Liisa Blaubrückilt. Kas väärtuste nädalal käsitletud probleeme, näiteks valetamist esineb õpilaste hulgas sageli? Ma arvan, et sellele küsimusele on õige vastama üks õpilane ise, vaadates enda sisse. Kuid ausus on selline põhiväärtus, mida ei saa ühestki inimsuhtest ega ühestki teemast välja jätta. Hästi palju probleeme või vastupidi väga palju õnnestumisi saab alguse sellest, kas me oleme ausad ja sellepärast sai valitud aususe teema kui üks moraalsete väärtuste põhjasid. Mida toob kaasa koolisuhetes ebaausus? Nii nagu ma ütlesin, palju probleeme. Seda, et me kaotame usalduse teineteise vastu, nii õpilased õpetaja kui õpetaja õpilasesse ja seeläbi ei saa me liikuda ühes suunas ühtede tulemuste poole. Kuidas mõtestate lahti ütlemise käige minu sõnade, mitte tegude järgi? Minu jaoks oleks see üks kuldreegel, millest peaks kinni pidama iga inimene, kes tegeleb lastega. Sellest peaks kinni pidama iga inimene, kes tahab, et temasse suhtutakse lugupidamise ja austusega ja ideaalne oleks ju, kui me suudaksimegi alati ka rääkida seda, mida me oma tegudes peegeldame, ehk siis, et me tegutseks nii õigesti, nagu me tavaliselt kirja paneme või ütleme. Mida saaksime meie ise teha selle jaoks, et koolikeskkond oleks aus ja hooliv? Alustama peab ikka iseendast. Selles mõttes ise peab aus olema, ise peab läbi mõtlema selle, miks me räägime ja mida me räägime. Ja mitte kartma seda, mis tuleb aususega kaasa, sellepärast, et aus olles me saame inimese käest vahetu emotsiooni, me saame kohe teada, mis ta meist arvab, mis meie temast arvame. Kui me vassime või valetame või lükkame otsuseid edasi läbi hädavalede, siis me ei pruugi kindlad olla selles, et kuidas meil see suhe edasi läheb ja see võib tuua kaasa rohkem probleeme. Ja sellepärast tasuks iga päev, iga hetk püüda olla enda jaoks võimalikult aus, enda vastu alates sellest, et ma endale ei valeta, millest ka siin oli juttu arvatavasti suurte majas sellest, et kui olid esinejad, nad rääkisid sellest, et kõigepealt peaks olema siis enda vastu aus ja aru saama sellest, mis ma ise tahan. Et siis saab nagu minna teiste nõudmiste juurde või teistelt nõudmiste juurde. Kindlasti on paljudele meie seast tulevikuunistuseks ja sihtmärgiks Tartu Ülikool. Sellega seostub loomulikult ka Tartu Ülikooli raamatukogu. Ja nüüd vaatamegi, mida 11. E-klass seal tegi. Ülikooli raamatukogu on teiseks koduks paljudele üliõpilastele. Seal leidub 4 miljoni jagu köiteid igal võimalikul teemal, sealhulgas ka eriti vanu ja väärtuslikke teoseid. Raamatukogus on ka Baltimaade vanim ja haruldasim kaardikogu. Peale akadeemilise hariduse pakub nii mõnelegi tuleviku võimaluste suhtes huvi lennundus. Eesti Lennundusmuuseumi külastas 10, kes tutvus sealsete eksponaatide ja nende ajalooga. Täna oleme tulnud Tartu külje alla Ülenurme valda, kus asub Lennundusmuuseum. Lähme vaatame. Kuuluta Lennuakadeemiale, aga kui ressursiremondiks ei ole praegu raha, ta ei ole majanduslikult otstarbekas kasutusele võtta, siis on ta deponeeritud siin. See on Ameerika päritoluga Schweitzer 300, kahekohaline, kaalub 500 kilogrammi. Ja algselt oli see Ameerika sõjaväes oli roheliselt värvitud luurehelikopter. Ma ei tea, te Luisikas peaksite õppima Bernulli seadus ja niisugused asjad. Ei õpi, jah. Vot see on rõhuandur. Tal on otsas auk, lennuk lendab, siis sellest august tuleb dünaamiline rõhk, siis see nagu mõõdetakse seda. Nüüd ajame juttu päris ehtsas reisilennukis. Kuidas tuli mõte rajada muuseum? See oli võib-olla kauane unistus või praktiline vajadus, sest
sel ajal olid tavalised lennukimudelid, oli maja, elumaja juba nii täis, et pidi midagi tegema, et ise elada saada ja siis sai tehtud. Algul olid lennukimudelid ja üks helikopter, aga sihid sai seatud kaugemale, kõrgemale ja nii on meil juba suured lennukid, nagu õhuveebaas. Aga kuidas te need eksponaatid üldse siia saite? Kas need on teie omad või keegi on teile need andnud või? Tegemist on juriidiliselt sihtasutusega, see on eriline organisatsiooni vorm. Lennukid on saadud suures jaos rahvusvaheliste kontaktide alusel. Suurem osa lennukid kuuluvad lennundusmuuseumile, osa on deponeeritud välismuuseumite poolt ja nad kuuluvad küll välismuuseumitele, kuid nad on deponeeritud elu lõpuni siia. Mitu eksponaati teil üldse siin on? Meil on reaalselt lennutehnikat 17 ühikut, need on siis 17 lennukit ja 3 helikopterit. Aga milline eksponaatidest on just teile kõige lemmikum või? Noh, eks neid ole mitmeid, aga nii nagu ma siin ühele õppegrupile rääkisin, kõige rariteetsem vast on rootslasse Saab Viggen 37 raskehävitaja. Kas teil on uusi eksponaate veel tulemas? Me teeme selleks suurt tööd. See on kõik seotud õnnega ja juhusega, aga üks on kindel, et Ukrainast saame reisilennuki Jak 40 õige pea. Kui palju teil üldse rahvast siin käib? Noh, sellel aastal võib arvata, et kuskil 10 000 ringis. Nüüd aga vahelduseks midagi kergemat. Teisipäeval 5. oktoobril toimus Raadipargis esimeste kuni 7. klasside orienteerumispäev. 28. septembril toimus Raadipargis orienteerumispäev. Üritus oli mõeldud väikeste majaõppuritele. Võisteldi 4 grupis ja kõik võistlejad pidid läbima 10 kontrollpunkti. Võrreldes eelmiste aastatega oli võistlusrada tänavu oluliselt raskem. Kõik võistkonnad läbisid distantsi edukalt. Diplomeid osavõtjatele seekord ei jagatud, küll aga tänati kõiki võistlejaid aplausiga. Tegemist oli tõeliselt lõbusa üritusega, kus sai proovile panna oma võimed. Nägi mehe äkki ära. Ärge muretsege, lähme sealt. Need lehed teevad seda teerada veel midagi. Mitte kuhugi panna? Kuule, pane jalga ära, pane niimoodi. Ma ei ole tossud kinni seda. Kuule, küll sa suudad. Tule üles, veel natukene. Vaata ei ole. Mine ära, jookse. Eest ära! Seal üleval on midagi veel. Ja on küll. 2 numbrit. Tagapool. Eesti ja Gruusia vahelise haridus- ja teadussidemete programmi arendamise raames külastas täna Tartut Gruusia Vabariigi haridusminister Dmitri Šaskin. Külalist saatsid Gruusia suursaadik Eestis ja Eesti Vabariigi haridusministeeriumi nõunik Ülle Kikas. Kõrge külaline alustas oma Tartu päeva meie kooli külastamisega. Reedel 7. oktoobril oli Kivilinna gümnaasiumil külas Gruusia haridus- ja teadusminister Dmitri Šaskin. Kooli õppealajuhataja Ülle Talts näitas külalisele Eesti suurima õpilaste arvuga koolimaja ning tutvustas õppesuundi. Õpetaja Evald Sepp rääkis pikemalt õpilaste teadusringi tegemistest ning Sven Hendrikson tutvustas põhjalikult uut ja tulevikupäralt olevat robootikaharu.
Gruusia haridusminister ja suursaadik tundis robootika vastu põhjalikumat huvi, kuna nende kodumaal ootab see valdkond alles teoks tegemist. Vaadake kindlasti järgmisel nädal erisaadet, milles näete, kuidas on 10. keskkonnapraktika laager järgmisel jaol. Selline oli meil selle nädalane Kiko TV saade. Ilusat sügist teile!